Kremeerimine on raske patt ja surnu rüvetamine. Surnute kremeerimine on ränk patt. Inimene, kes kannab ikkagi inimese nime, ei saa sellist koledust teha surnutega. See oli ju teie lähedane. Kuidas teda tulle saadate, see näitab teie südametust lihtsalt. Näiteks on teada isegi fakt, et on seotud inimene ja tema pilt, foto ja näiteks on teada, et mingil juhul ei tohi inimese fotosid põletada, et sellel on väga halb mõju ja on olnud juhuseid, et peale foto põletamist on see inimene sattunud tuleõnnetusse ja selles hukkunud. Ammugi me ei hakka päris inimest põletama, sest temas on veri ja kontides on inimesedna. Mitte, et Jumalale oleks miski võimatu taastada, aga inimesed peavad austavalt suhtuma lahkunusse. See on ka seaduses nii kirjas. Ainult seaduse tegijad ei tunnista, et nad on seadustanud laibarüvetamise kremeerimise näol ja seda oma koledislikel eesmärkidel rüvetada surnud ja ohverdada lahkunu. Surnu aga kogeb ränki piinu sellest üles. Jumalal olid oma põletusohvrid Vana Testamendi ajal, aga saatan on võtnud ja teinud oma põletusohvrid ja kes teab, mis rituaalid selle taga on ja mis nõidus. Am 2:1-3 nõnda ütleb Jehova. Moobi 3 üleastumise pärast, koguni 4 pärast, ma ei võta seda tagasi, sest nad on põletanud lubjaks Edomi kuninga luud. Seepärast ma läkitan Moobisse tule ja see põletab Kerioti paleed. Moob sureb sõjakäras võitlushüüete ja pasunahääle saatel. Ma hävitan tema keskelt kohtumõistja ja tapan ühes temaga kõik ta vürstid, ütleb Jehova. Näiteks siin Jumal vallandab päris tule ja sõja selle linna vastu, kus selline asi tehti, kui põletati kuningas. Ega siis seda kuningat elusalt ei põletatud, ta oli ju samuti surnud, ometi Jumala viha süttis selle peale. Siin räägib konkreetselt sellest, et kuninga luud põletati lubjaks ehk võeti surnud inimene ja põletati tuhaks ja see vihastas Jumalat väga, ehk see oli väga ränk patt, koletu tegu, mis tõi tõotuse, et see linn saab hävitatud tulega. Põletamise patul võivad olla rasked tagajärjed kogu soole ja see patt tuleb kindlasti andeks paluda. Kui surnu põletamine oleks normaalne, siis ei oleks Jumal mingil juhul ju vihastanud, sellest pole ju raske aru saada. See oli küll Jumala inimene ja ta oli juba surnud, aga tema põletamine oli koletislik patt, mis tõi terve linna hävituse. Sa pole loonud ühtegi rakku sellele inimesele, ühtegi veresoond, sa pole loonud tema hinge ega ihu, mis kuulub ainult Jumalale. Mis õiguse sa siis võtad endale kellegi ihu üle? Sul pole selleks mingit õigus. Laibapõletajad eesotsas vaimulikega lähevad Jumala kohtu alla, vaid suur hädakisa ja nutt päästab karistuse eest. Vaimulikud ei kavatse millegipärast loobuda põletamistest nagu muudeski pattudest, mis nad teevad. Võib-olla nad loodavad, et viimasel sekundil saavad andeks ja jätkavad ikka samamoodi, kuid mina sellesse ei usu. Meeleparanduseks on vaja aega ja on piiblis isegi, et inimene püüab silmapisaratega otsida patukaetsust, aga ei leia seda. Heb 12:17 te ju teate, et kui ta päraspoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks, ta ei leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Mida inimene külvab, seda ta lõikab. Inimese põletamine tules toob igavese tule selliste paganausuliste kommete täitjale, lubajale, propageerijale, kui ta meelt ei paranda ja ei pöördu. Samuti saab iga mõistusega inimene aru, et tegu on laibarüvetamisega, mis on seadusega karistatav. Igasugune laibarüvetamine on sealhulgas nii seadusega kui Jumala seadusega karistatav. Inimese kontides toimub ka vereloome, seda paljud ei tea. Inimese kontides on dna ja inimese kontides on ka veri ehk ka kontides on inimese hing ehk kondid on hingega siiski seotud.
Miks Piiblis ei räägi, et kontides on hing, aga sellepärast, et konte ju inimesed ei söö, aga sellest, et veres on hing, räägitakse ainult seoses liha söömisega. Muus osas pole see meile nii vajalik info, aga me teame Piibli põhjal, et uskliku inimese ihu on püha vaimu tempel ja üldse on inimene Jumala looming ja teisel inimesel ei ole selle inimese keha üle mingit voli ega võimu. See voli on ainult Jumalal, kes annab inimesele elu, võtab selle. Kui aeg on käes ja ka peale surma kuulub see ihu ainult Jumalale. Kui vaimulik või endine vaimulik ei saa elementaarsetest asjadest aru, siis see ju näitab tema paadunud südant, milles puudub elementaarne arusaamine inimese elust, selle hinnast ja kuidas tuleb Jumala loodud kohelda, sealhulgas peale surma. Need, kes on kuulanud vaimulikke, omakseid põletanud, kahetsege südamest, et olete eksinud eksitajate mõjul, kuigi meie südametunnistus peab meile samuti ütlema, mis on õige. Andeks saab selle ainult kahetsusega, aga vaimulikud, kui tahavad pääseda, peavad selle ajakirjanduses ja avalikult kuulutama paganikuks kombeks, suureks patuks, laibarüvetamiseks ja sellest koheselt loobuma. Vastasel juhul nad ei pääse. Kontides on palju infot inimese kohta näiteks, mida veres ei ole. Kontide järgi saab määrata vanuse, soo, rahvuse kohati. Kontides luuakse veri. Kontide põletamine pidi olema teatud teemonik rüvetamine. Seega on see suur patt. Mõelge nüüd, et need meie kogudused põletavad rahus inimesi, inimesemaist ihu ja konte, mis on minu jaoks lihtsalt väga jube. Ja teadke, et see on patt ja pöörduge selle küsimusega oma kogudustesse ja tooge need laibarüvetajad kõik päevavalgele. Laibarüvetamine suure raha ees käib täna. Meie ihu saab kompostiks ilma meie abita. Surnu ihu me ei tohi mingil moel rüvetada, sest me ei tea täpselt, kui tihedalt on inimese hing seotud tema kehaga. Veres on hing, kontides on dna ja kontides toimub vereloome. Ja kas tõesti pole ebaloomulik kallist ihu põletada? Minu jaoks isiklikult on põletamine koletislik. Põletamine meie maale ja mujale on tulnud neid, kes ei tunne Jumalat, vaid teenivad saatanat. Tuhastamismatus tuleb südames kahetseda. Kogu inimese elu kuulub Jumalale ja meie ihu. Meil on küll seaduses surnu rüvetamine keelatud, aga petislikult ei tunnistata, et ka kremeerimine on ränk surnu rüvetamine. Rüvetamine on ju rüvetamine. See on fakt ja seda ei muuda olematuks, kui kurjad inimesed seda lubavad, sest nad tahavad siduda inimesi ränkade pattudega. Mitte kellelgi ei ole õigus surnu ihu üle, kui ainult Jumalal. Isegi sõja ajal kaevati surnud ikkagi maha, nii palju kui võimalik. Kujutate ette, et neid oleks põletama hakatud, see oleks ju olnud ennekuulmatu ja seda oleks võrreldud klooga koledustega. Piiblis pole usklikel ühtegi põletamismatust, sest selge on see, et igasugune toiming surnuga, mis kuidagi kahjustab surnu ihu, see on laibarüvetamine ja suur patt. Ahju ei tohi kedagi panna, sest mida inimene külvab, seda ta lõikab. Inimesed nutsid Pariisi kiriku pärast, kui see põles, aga samas surnute pärast nad ei nuta. Keda nad põletavad, see on oma patu varjamine, sest kes oskab nutta kiriku pärast, peaks veel rohkem nutma inimese pärast. Inimestel ei ole voli Jumala loodu üle teha sellega, mis pähe tuleb, peale surma tuleb ka ihu jätta jälle Jumala hooleks, asetada see puhkama rahus, sest ei tea, mis sünnib lahkunuga, kui teda põletate, sest võib sündida koledaid asju, mida me ei tea, sest me ei tea, mis on peale surma ja kuidas on hing seotud oma kehaga. Ma ei võrdle põletamist tapmisega, vaid tahan öelda, et igasugu pattu ei saa teha ainult seetõttu, et Jumal on võimeline äkki inimese loolusi parandama. Jumal hävitas tulekatuaks patused Soodoma ja Gomorra linnades. Patu pärast tuli on nagu patupalk.
Soodoma ja Gomorra linnad on Surnumere ligidal. Esimene Moosese 19. peeg 24–26 ja Jehova laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Jehova juures taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna.